Nii, aga tere. Mina olen siis Tauno Palts ja siin on ka Jaan Janno. Ja me oleme Tartu Ülikoolist, Arvutiteaduse Instituudist ja oleme siis Kirkaga teinud sellise, sellise ägeda projekti, kus me uuendame siis gümnaasiumi programmeerimise õpikut. Ja mõte oli selline, et see õpik teha veelgi interaktiivsemaks, iseseisvalt läbitavamaks, et seal oleks sellist natukene inimlikku häält juures ja selleks me tegimegi sellised uued õppevideod gümnaasiumi programmeerimise õpikusse. Toetajad on näha siin, Progetiiger, kus siis taga on Haridus- ja Noorteamet ja rahastatud siis Euroopa Liidu poolt. Nüüd plaan on selline, et ma räägin siis kõigepealt üldse mis see programmeerimise kursus endast kujutab sissejuhatavalt, et selle jaoks on olemas siis ka programmeerimisõpik, õppevideod, miks neid üldse vaja on, nende videote erinevaid kasutusstsenaariumeid tutvustan ja siis Jaanile annan sõna, et rääkida nende videote siis sellest täpsemalt tehnilisest ja sisulisest poolest. Ning kõige lõpus ma räägin siis ka videote katsetamisest, tagasisidest ja ka õpetaja materjalist, mis nende videotega kaasneb. Kui teil on küsimusi, siis võite ka jooksvalt küsida, et ma väga palju aega sellele pühendada ei saa, lõpus on veel eraldi küsimuste voor, aga kui teil tekib mingi kiirem küsimus, siis on sellele võimalik vastata. Aga siit te näete neid ettekande osi siis. Et kõigepealt siis ei saa ilma ega ümber programmeerimise valikkursusest õppekavas, et siis gümnaasiumi riiklikus uues õppekavas on eraldi siis valikaine, valikõppeaine informaatika, tegelikult on see kogu aeg olnud nüüd pikemat aega, aga seal on juures siis eraldi selline digitaru kontseptsioon, kus on erinevad valikkursused, mis siis viiksid ühe sellise digilahendusarendusprojektini. Et mina ise õpetan ka Tamme gümnaasiumis siis programmeerimise ja tarkvaraarenduse kursust ja olen õpetanud, olen õpetanud siis lisakursusel ka neid teisi osi, mitte küll terve kursusena, aga võtan sealt siis moodulite kaupa näiteks tarkvaraanalüüsi testimist, prototüüpimist ja kasutajakeskset disaini ja osalt ka digiteenuseid. Et samuti on nendel olemas seal ka teised kursused, näiteks siin on veel mainitud arvuti kasutamine uurimistöö ja teised, mis on siis vanast õppekavast jäänud. Ja mõte ongi siis selles, et kui need üliõpilased õpivad siis programmeerimist, tarkvaraarendust, et siis saavad piisavad oskused, et teha selline ühine arendusprojekt. Ja samuti saab juurde võtta siis neid teisi kursuseid. Ja meie siis keskendusimegi siis, see on siis, see joonis on võetud siis Mart Laampere slaididelt, kes selle kontseptsiooni väljatöötamise juures oli üks eestvedajaid. Ja meie siis siin vaatamegi siis programmeerimise kursust, mis ongi siis õppekavas selline kirjeldatud täpne kursus, mida soovitatakse siis õpetada, kui soovite programmeerimist tutvustada. Ja selle jaoks on olemas ka õpik. Õpik on kättesaadav, see on Pythoni keeles nädalate kaupa, 8 nädalat on siis seal kokku, on seal erinevad programmeerimise teemad ja lõpus on siis ka kokkuvõte ja ka kordamine. Et minul näiteks Tamme gümnaasiumis ongi 10 nädalat, siis saangi nii teha, et 8 nädalat erinevad teemad ja, ja siis lõpus ongi kordamine, kontrolltöö ja järeltöö. Nüüd see õpik ise koosneb siis 8 põhiosast, et need nädalad ongi jaotatud siis teemade kaupa, millest esimene on sissejuhatus, teine tingimuslause, 3. tsükkel, 4. sõned, graafika, 5. järjend, 6. funktsioon ja 7. on siis andmevahetus, lihtne kasutajaliides. Et seal siis vaadatakse, kuidas failist näiteks andmeid lugeda programmi. Selle õpiku me koostasime siis Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös ja põhiliselt selle õpiku eest ongi koostanud siis Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi töörühm, kes on seda katsetanud, täiendanud. Ja nüüd selle õpiku eesmärk oligi algselt see, et panna kirja kõik vajalik, et toetada siis programmeerimise õpet. Siin ei ole ülesandeid,
et ülesannete kogu on olemas eraldi, et on võimalik kasutada ka lahenduse automaatkontrollide keskkonda ja kes tunneb selle vastu rohkem huvi, siis ma ettekande lõpus näitan ka siis õpetaja materjale. aga nüüd mõte oli selline, et õpilased saaksid siin iseseisvalt tegutseda, teemaga tutvuda, siis on kõik teemad ilusti siin välja toodud, katsetatud, aga võiks olla rohkem sellist interaktiivsust ja selgitust ja näiteks kui keegi puudub, saab iseseisvalt järele asju teha. selleks oleme, siis tegimegi sellise uue, tähendab siis uute õppevideote projekti. Milleks üldse meil õppevideod? Natukene mainisin ka, aga äkki keegi soovib vastata, et milleks meil üldse õppevideod siis vaja on? Tahab keegi kommenteerida? Võite panna chati või siis ka siia. loodan, et saate chati kirjutada või siis niisama öelda. Et näiteks kui teil, miks teie näete, et oleks neid vaja või ei olegi vaja? Väga palju aktiivsust vist ei näe, ma ei tea, kas te saate siia kirjutada. aga vaatame paari mõtet, et milleks siis üldse õppevideoid vaja läheb. et mis need õppevideod üldse on, võib-olla alustaks sellest, et põhimõtteliselt õppevideod ongi siis selle jaoks, et meil on ju õpik olemas, kõik materjal on olemas, meil on ülesanded olemas. aga õppevideod aitavad meil selgitada, õpetada või harjutada siis seda teemat siis natukene teistmoodi visuaalsel ja arusaadaval viisil. ehk siis video puhul on võimalik edasi anda mingeid nüansse, mida siis tekstilisel kujul võib-olla ei ole võimalik edasi anda. noh, üks näide on näiteks see, et kui te õpite tsüklit, siis see tsükliprogramm antakse teile suhteliselt korraga ette, aga, aga kui päriselt seda katsetada programmis, sul on võimalik seda samm-sammuliselt esitada, sul on võimalik sinna juurde muuta ja väärtust, kas need muutujad seal on, kuidas see tsükkel algab, mis seal see samm on, kuidas see tsükli tingimus on, et see tsükli tegevus lõpetada. et kõiki neid etappe siis visuaalsel moel juurde rääkides on võimalik siis ka sellisel kujul edasi anda. üldiselt teeb seda näiteks õpetaja heal juhul, aga miks mitte siis tehagi universaalne video, mis kõike seda juba selgitaks. et erinevad kasutusstsenaariumeid näeme näiteks teemade selgitamiseks. et siin on võimalus selline, et õpilane on teemaga kokku puutunud, aga tahab mingitest asjadest rohkem teada, nagu samas kas sellest tsüklist. siis on võimalik seda videot vaadata. oskuste õpetamiseks. sellesama video põhjal ta õpib ka selliseid oskuseid nagu kuidas seda koodi samm-sammult käivitada, katsetada, seal erinevaid muudatusi teha, vigu leida, kuidas neid veateateid lugeda. et kuidas üldse kirjutada ühte programmi, et kui näidata töövõtteid. iseseisvaks õppimiseks omas tempos, et näiteks kui puudud on erinev asi, aga mina näiteks kasutangi ümberpööratud klassiruumi, et õpilane enne tundi tutvub teemaga, saab juba paari ülesannet proovida, aga saab siis ka selgituseks juurde vaadata seda videot. ja siis, kui tundi tuleb, siis ta on juba põhiteadmised olemas, saame minna juba keerulisemate ülesannete juurde ja vaadata siis ka erinevaid nüansse täpsemalt. E-õppeks, et videod on siis kasulikud ka selles mõttes, et kui tahategi näiteks teha e-kursust, et või näiteks meil oli koroonaaeg, olidki kõik e-kursused, väga hea oleks olnud siis neid videod kasutada. keegi puudub näiteks, vaatab järele. Teil on mingi muu põhjus, miks peab iseseisvalt tegutsema, et selles mõttes videod annavad juurde seda, et ei pea lihtsalt materjali lugema, aga on ka võimalik siis sellist inimlikku häält kuulata ja selle kaudu õppida. kordamiseks, et tegelikult ei pea sellega video kaudu ka õppima, et meie olemegi need videod natukene ehitanud üles selliselt, et tegelikult me ei hakka nullist rääkima,
väga põhjalikult ja jääma sinna algusesse kinni, aga need videod ongi rohkem nagu kordamiseks, et korrata need teemad üle. Et näiteks alustuseks on, et kui see muutuja on, siis seda muutajat vaadatakse, räägitakse, mis see on, aga räägitakse ka, kuidas seda kasutada, kuidas sisendit küsida, kuidas seda ekraanile siis väljastada, et need teemad üle korrata selliste programmi näidete kaudu. ja tegelikult on abiks ka õpetajale, et võib-olla mingid teemad, mida olete harjunud ühtmoodi rääkima, võib-olla saate mingi teise vaatenurga, võib-olla mingid teemad, millest ei saagi täpselt aru või ei ole olnud aega pühendada, saab ka neid vaadata. noh, näiteks on meil ka olemas siin lisaks erindite video, et kes pole sellega väga palju kokku puutunud, võib-olla saabki vaadata ka selle kohta ühe 20-minutise video ja saab ka õpilasi rohkem toetada, näiteks kui seal tulevad kuskil veateated, et mingi asi, faili ei ole näiteks, et siis ei pea olema alati veateade, võib ka öelda, et sellist faili ei leitud, proovi uuesti või mingil muul moel. tegelikult need on mõeldud siis ka õpetajale selles mõttes abiks. kindlasti on siin veel mingeid mõtteid, loodan, et see oligi nagu ajurünnak mingis mõttes, kuigi ma ise kasutasin neid enda aju. et kindlasti mingeid mõtteid annab, et kuidas on erinevad viisid, kuidas võiks neid kasutada siis. Kas ma annan sõna vahepeal Jaanile äkki ja siis räägin edasi, kuidas me neid kasutasime, katsetasime, tagasisidet ja õpetaja materjalidest ka. Äkki on mõni küsimus vahepeal juba tekkinud? Tundub vist, et ei ole. aga äkki siis ma annan vahepeal sõna Jaanile ja siis räägin neist veel. aga suur tänu, tervitused kõigile ka minu poolt, et katsuks siis teha niisuguse väikse kokkuvõtte nendest videodest, mis siin valmistatud said. et kahjuks kõiki neid nüüd läbi vaadata ei saa, et seda materjali nüüd tundide kaupa niimoodi meile tekkis, aga niisuguse üldisema ülevaate võiks siis teha nendest videodest ja vahepeale. et katsun nende ekraani kohe välja jagada. ja siis meil oli eesmärk oli siis 10 uut videot valmistada, et see õpik, mida Tauno pisut juba näitas, siis koosneb meil 8 nädalast, et siis iga nädala teema kohta saime ühe sellise temaatilise video koostada, pluss siis veel juurde saime teha ühe abistava video, mis alguses aitab siis tööle panna kõik need keskkonnad ja näitab ära, et noh, mis kus siis on ja kuidas üldse oma mingit esimest programmi käivitada ja salvestada arvutis. Ja siis veel lõppu jäi meil üks Ctrl+1 kordamise video ka, kus siis valmistamegi ette selleks, et missugune see Ctrl+D formaat siis välja näeb. Siis sihtisime selle kestusega umbes 20 minuti juurde, et siis liiga pikaks ei veniks see sisu, mis me sinna sisse mahutada proovime, et oleks siis selline sissejuhatav osa igasse teemasse. Ja ülesehituse plaan oli siis midagi sellist, et me alustame siis slaididega kõigepealt, et siis sellised asjad, mida lihtsam on niimoodi visuaalselt ära näidata, saaks seal siis ette võtta, et teha üldisem sissejuhatus teemasse ja mõisteid selgitada, et umbes 5 minuti sisse proovisime selle siis ära mahutada. Siis suurem osa sellest videost läheb praktiliste koodinäidete peale, et saame seda siis Sony programmeerimiskeskkonnas siis sooritada ja umbes hinnanguliselt 13 minutit veedame sellega. Ja siis samuti veel Sony keskkonnas võtame lõpus ette sellise nuputamisülesande, kus anname ette mingi probleemipüstituse tudengile, et ta natukene aega saaks ise mõelda selle peale. Et tüüpiliselt siis mingi vea olukorra näitame siin ette, siis tudeng saab natukene aega mõelda selle peale ja siis lõpus vaatame selle lahenduse veel koos üle. Ja esiteks slaidide osas tõesti on üldisem sissejuhatus teemasse kõigepealt, et saame need olulisemad mõisted visuaalsemal viisil siis läbi käia, läbi arutada, enne kui nende koodinäidete juurde liigume, et siis oleks see üldisem taust natukene selgem enne seda praktilisemat osa seal. Et siis saab need uued töövõtted enne niimoodi koos läbi vaadata. Ja see praktiliste koodinäidete idee oleks siis see, et juba
vaadata ülevaatlikumalt neid töövõtteid nii, et neid erinevates olukordades rakendada. Ja siis Tonni keskkonnas sai igaks nädalaks sellise komplekti koodi näited siis ette valmistada, mis saab järjest seal videos siis läbi vaadata koos. Ja saab keskenduda veel ka tõenäolisematele veakohtadele, siis mida tüüpilisemalt igal teemal tehakse. Ja suur rõhk on ka sellel neid koodinäiteid vaadates, et Tonni keskkonnas on selline väga võimekas silumisrežiim, millega on võimalik siis niimoodi sammhaaval läbi käia koodiõppet, et siis saab hästi ära selgitada erinevate mõistete kohta sammhaaval, et mismoodi nad töötavad, et saab järgida seda, et mismoodi muutujad igas hetkes meil käituvad. Ja kui edasiste teemadega jõutakse juba funktsioonide kirjapanemise juurde, siis see ka kõvasti aitab seal selgitada, et mismoodi meil programm just läbi käib neid kohti seal. Ja lõpus see nuputamisülesanne siis keskendub vähemalt ühele levinumale veaolukorrale igal nädalal, et siis kõigepealt me anname ette mingi koodijupi, mis vähemalt ühte viga sisaldab, et siis tudeng saab seda sealt natukene aega vaadata, et instrueerime neid siis natukene aega panema sellele, et võib-olla video isegi seisma panna ja vaadata, et mis võib see murekoht seal olla. Et siis kõigepealt need iseseisvalt saavad seda natukene vaadata ja siis saame juba edasi minna videoga nii, et siis demonstreerida ära täpselt, kus kohas see veaolukord tekib ja siis lahendusega välja pakkuda, et siis kuidagi panna rõhk nendele kõige tüüpilisematele veaolukordadele, mida iga teemaga siis näha on. Ja tehnilisem taust oleks veel siis see, et need videod lähevad või on nüüd läinud juba YouTube'i keskkonda ja mis seal on see kasulikud omadused olnud, on see, et sinna saab hõlpsasti subtiitreid lisada, et siis kui õpilasel on võib-olla mingi valjem keskkond parasjagu, kus nii hästi ei saa kuulata, et siis on see võimalus olemas või võib-olla mõned kuulmikord, siis on see veel seal tagavaraks abiks olemas. Ja siis need videod on praegu siis olnud võimalik selle kaudu ka õpikusse sisestada, et on ka õpiku seest otse vaadatav ja on muidugi võimalus siis neid lingina kuskile lisada ka. Ja siis on võimalik seal ka tekitada loend kõigist videotest, et kui õpilane tahaks neid kõik järjest läbi vaadata, et siis nad on seal kõik niimoodi korraga olemas ka. Aga ma arvan, et võiks võib-olla väikse ülevaate teha sellest ka, et mismoodi üks tüüpiline video siis välja näeb ja mis selle sisu on, et näiteks vaatame ühe näitena siin funktsioone tutvustava video peale, et siin siis esiteks mingi see slaidide osa, mida sai siin mainitud, et ma teen ta võib-olla suureks, siis näeme siin midagi sellist, et nii, kas nüüd saame selle paremini siit ette võtta, et alustame siit kõigepealt siis slaidide osaga nii, et vabandust, ma võtan võib-olla lihtsalt siis need slaidid ette, et siin niimoodi laivis seda videot YouTube'is näidata tegelikult ei tööta võib-olla nii hästi, kui ma lootsin. Et üks moment sellega. Et siis näiteks funktsioonide näitel võib see slaidide osa alguses 5 minutit välja näha siis nii, et kõigepealt saame kuidagi keskenduda siis sellele, et need üldisemalt sissejuhatust tuua sellest, mis me varasemalt oleme juba teadnud, et funktsioonide puhul siis oleme ise neid funktsioone tööle pannud, mis on Pythonisse juba sisse ehitatud, et saame siis nendest mustritest siis alguses ülevaate teha ja siis tuua siis plaan juurde, et mida me ise tahaksime selle kohta siis juurde teha, kui me soovime ise funktsioone defineerida, eks ju. Et siis saab edasi minna olulisemate mõistetega siis, et välja tuua
et mis need mõisted ja mida peaks teadma enne, kui me oskame ise siis omaenda funktsioone defineerida. Et näiteks siis definitsioon, väljakutse ja tagastus saab siin mõistet siis välja tuua ja siis kuidagi niimoodi illustreeritult ja analoogiatega siis selgitada, et mis see mõiste siis endast kujutab. Näiteks funktsiooni puhul on hea tuua mingi võrdlus retsepti kirjutamisega näiteks, et kui paneme funktsiooni kirja, siis Pythoni programmis ei tähenda mitte seda, et me teeme neid tegevusi, vaid pigem paneme instruktsioonid näiteks kirja siis, et mida üks funktsiooni kirjutamine endast kujutab. Et siis sellest niimoodi ülevaade teha, siis väljakutse ja tagastuse saame kuidagi nii juba siis ära selgitada, et näiteks siis võrdsustadagi see mingi retsepti päriselt kasutamisega siis, et siis see on see hetk, kus me juba reaalselt sooritame need tegevused, mis me sinna tegevuskavasse kirja panime funktsiooni defineerides näiteks. Ja siis saab pisut tehnilisema idee peale edasi minna, kui on juba analoogiate abil võib-olla sihuke intuitsioon tekkinud õpilasel, et mida see defineerimise protsess endast kujutab, et siis selgitada, et mis on näiteks siis see päis kõigepealt, et üldse sellise nimega funktsioon kirja panna, selgitada, mismoodi parameetrid kaasa tulevad ja siis näidata, et missugustel viisidel seda kirja panna siin. Ja võib siis siin proovida analoogiaid sisse tuua sellega ka, mis siis tudeng võib-olla on varasemalt näiteks matemaatikatunnis kuulnud funktsioonide kohtaks, et siis tuua see idee kuidagi sisse, et matemaatikatunnis nad on võib-olla siis definitsioone näinud midagi arvutamas, et siin Pythonis siis analoogselt selgitada, et võime ka midagi arvutada, aga võib olla neid erinevaid tegevusi, mida me teeme ka rohkem. Ja siin siis veel üldisemaid mõisteid nagu skoobi tutvustus saab näiteks veel välja tuua. Ja siis kui see üldisem teema tutvustus on näiteks juba läbi tehtud, siis saabki edasi minna juba praktilisemate koodinäidetega, et siis tulles Thonni keskkonda näiteks ja siis järjest seda teemat edasi arendada, alustades mingitest väiksematest rohujuure tasandi töövõtetest ja siis ehitada juba midagi keerukamat selle peale siin koos ülesse. Et näiteks siis alguses mingi võimalikult lihtne funktsiooni definitsioon siin näiteks välja tuua siis, et kuidas see ülesehitus on siin päisest ja kehast koosnev, et demonstreerida siis, et kui see näiteks tööle panna, siis hetkel veel programm midagi ei tee, et see on lihtsalt siis see instruktsioonide kogum ja siis seda järjest siit edasi arendada, et siis näidata juba, et mis juhtub, kui me väljakutseid teeme ja kombineerida kokku siia veel erinevaid tegevusi, näidata võib-olla, kuidas siis matemaatilisemalt see välja näeb, et saab hästi analoogiat välja tuua, mida tudeng võib-olla või õpilane juba varem teab matemaatikatunnist. Ja siis kõige lõppu jättagi hetk nende nuputamisülesannetega, mida enne sai mainitud, et näiteks funktsioonide puhul siis saab välja tuua, et üks murekoht võib olla näiteks siis see, et tahetakse segamini, et kas midagi ekraanile kuvada või mingi väärtus siis tagastada funktsiooni tulemusena, et siis saab õpilane selle peale natukene siin siis mõelda, et uurida siin nende küsimuste põhjal, et mis siin võib juhtuda ja siis saame koos edasi minna ja läbi rääkida siis, et mis see tegelikult oli, mis valesti läks ja mis need paranduskohad siin siis olla võiksid. Ja selline komplekt siis tegelikult meil iga nädala kohta siin siis oleks, et kui sihuke kiire ülevaade sellest teha, et mis siin kõik siis valmis sai, siis esimene nädal, mis oli see sissejuhatuse nädal, koosneb siis sellest, et alguses on meil see keskkondade seadistamise video, et üldisemalt kõik endale valmis seadvad programmeerimiseks valmis olla ja siis saame üle käia muutujad, andmetüübid, funktsioonide väljakutse osad ja proovida võib-olla selle osas siis analoogiaid matemaatikatunnist nähtuga tuuaks, et siis muutujaid tõenäoliselt õpilased on varem matemaatikatunnist näinud funktsioonide tööle või funktsioonide rakendamist samuti, et siis on hea selle põhjal neid tutvustada ja siis sisendi ja väljundiga seda välja tuua. Ja
juba proovisime siis esimeses videos seda silumise protsessi näidata ka, et selle põhjal saab väga hästi visuaalselt kõiki teemasid tegelikult ka tulevikus demonstreerida siin ka videotes, et seetõttu saime selle kohe siin varasemalt sisse tuua. Ja siis esimese nädala nuputamise ülesandeks jäi siis tehete järjekord näiteks, et üks murekoht kipub alguses olemagi võib-olla matemaatikatunnis nähtuga, et me võime tahvlil kirjutada kuskile allapoole mingi muutuja definitsiooni ja ülevalpool seda arvutusel kasutada, et näiteks näidata siis, et Pythonis me päris nii asju kirja panna ei saa nagu matemaatikatunni tahvlis näiteks. Siis teine nädal sisaldas meil ühte videot tingimuslause kohta, kus saime siis tõeväärtuseid tutvustada, tingimuslause üldise ülesehituse kohta rääkida ja siis operaatorite kohta samuti. Ning seal sai siis nuputada tehete järjekorra kohta lõpus, mis on and or tehete kohal oluline. Siis kolmanda nädala kohta tegime ühe video tsüklite kohta, kus toome sisse while tsükli ja tutvustame siis selle ülesehitust ja lõpus siis nuputamisülesandeks jäi siin see, et tüüpilisem murekoht on unustada tsükli muutujat uuendada selle tsükli käigus niimoodi, et tsükkel kunagi ei lõppe, et siis jäi see sinna lõppu. Siis neljanda nädala video tegime sõnede kohta, ühe video, kus siis saime tutvustada erisümboleid ja sõnemeetodite kohta ülevaate teha siis, et siin tegemist oli teemaga, mida tudengid võib-olla olid varem mitmetaholiselt juba näinud, et saime seda siis avada veel nende uute mõistetega. Ja siin jäi meil lõppu nuputamise ülesandeks siis see tüüpviga, et tudengid tavaliselt alguses võivad ette kujutada neid meetodeid nii, et muudavad justkui algset sõnestruktuuri, mitte ei ehita uut üles, et siis sai selle kohta ühe nuputamise ülesande siia lõppu panna. Siis üks video siis järjendi kohta, et siin siis üldisemalt kavas järjendi mõistet tutvustada, for tsükli mõistet tutvustada ja siis siin võib-olla tüüpilisem viga nuputamise ülesandes, et for tsükli muutuja kaudu järjendit ei saa, et see kipub olema üks komistuskoht alguses. 6. nädalal tegime funktsiooni kohta ühe video, kus saime siis funktsiooni mõistet ja ülesehitust tutvustada. Ja see ongi tegelikult seesama, mis me just enne vaatasime näidisena, eks, et siin siis seesama välja toodud. Siis 7. nädala video keskendus meil andmevahetusele, mille kohta tegime ühe video, ehk siis keskendusime seal faili operatsioonidele, et kuidas faili lugeda ja kuidas seda kirjutada. Ja alustuseks sai silmaringiks veel rääkida sellest ka, et missugune faili ülesehitus üldisemalt siis välja näeb ja kuidas Eesti täpitähed sinna veel siis toimima saada korralikult. Et siis sai siin välja tuua põhilised faili töötlemise faasid, et kuidas avada, kuidas seda töödelda ja kuidas teda sulgeda korrektselt, et kõik töötaks. Ja selle kohta sai 2 nuputamisülesannet teha, et kipub olema üks komistuskoht see, et kui fail sulgemata jätta, siis faili kirjutamise sisu ei ilmu ja veateadet samuti ei teki, et see üks sellistest raskemini tabatavatest vigadest õpilaste jaoks alguses, et siis selle kohta üks piltlik näide teha. Ja siis teine nuputamisülesanne veel selle kohta, et mis juhtub, kui kodeering kirjutamata või valimata jätta ja siis erinevus selle kohta, et meil failides reavahetused automaatselt ei teki. Ja siis 8. nädal oli meil see kõige viimane nädal, kus saime veel siis kokkuvõtte teha teemadest ja pisut vaadata veel erijuhtude käsitlemist, mis siis oli pigem silmaringi materjal, et sai siis erindimõistetest rääkida, et try blokist ja except blokist ja kuidas nende abil siis üles ehitada erindi püüdmine. Ja siis nuputamisülesandeks jäi see peamine murekoht, et õpilased võib-olla ühe komistuskohana kipuvad liiga palju veateested kinni püüdma, et siis võivad kaduma minna mingid veateeted, mida üldse ei proovitud lahendada, et sai selle kohta ühe nuputamisülesande teha ka. Ja siis kõige viimane video veel oli kontrolltööks kordamise kohta, kus siis
võtsime näidiseks ette ühe näidiskontrollide ülesande ja siis sai demonstreerida siis seda, et kuidas läheneda ühele kontrolltöö ülesandele, et siis mismoodi sammhaaval seda kontrolltöö ülesannet siis väiksemate osadena ette võtta, järjest lahendada ja siis need faasid järjest välja tuua, kuidas see lahendus kirja panna. Aga selline ülevaade minu poolt praegu siis olekski, et ootan meeleldi siis küsimusi, mida siit võib-olla veel koos vaadata, kui on huvi võib-olla mõne nädala kohta siin täpsemalt veel koos vaadata üle seda sisu. Tundub, et hetkel ei ole, ma arvan, et võime edasi liikuda. Et kui siin lõpus veel äkki tuleb küsimusi, et siis saame vaadata äkki veel koos. Äkki siis ma räägin veel sellest koostamisest ja katsetamisest ja õpetaja materjalist, mis sellele videote tegemisele siis järgnes. Just siin Anneli küsib ka chatis just, et kus need videod leitavad on, et siis Tauno, sa sellest räägid ka kindlasti veel. Ja ma tõstan selle lingi siia chati kohe ka, et võib sinna klõpsata, siis ma saadan selle videote loendi, kus on kõik olemas. Ja Jaan lisa sinna ka siis õpiku link, kui sul on see käepärast, aga ma võin selle ise ka panna. Või paned ise? Et ma räägin ka natukene koostamisest, et need videod on nagu selliselt koostatud, et need oleks korduvkasutatavad ja täiendatavad. See tähendab seda, et kogu aeg asjad muutuvad, Pythonis mingid asjad muutuvad, me tahame neid täiendada. Samas programmeerimist õpetame igal pool, et erineval tasemel, erineval mahus, olgu see huviring, olgu see siis koolis kohustuslik kursus mingi edasijõudnutele. Ja sellest tulenevalt seal videol ongi teatud mingisugused nagu eripärad. Esiteks ta on korduvkasutatav. Et iga see moodul või üks video on tehtud nii, et kui teil on kuskil näiteks seesama funktsiooni peatükk, sa saaksid seda sinna alati lisada. Ja täiendada tähendab seda, et Jaanil tegelikult on väga kena nägu, aga seda kahjuks seal näha ei ole. Et mõte on selline, et kui keegi teine nüüd tahab täiendada, et need slaidid ja põhjad ja asjad on olemas, et on võimalik sinna kohe juurde teha mingi täiendav video, olgu siis mingi nüanssi selgitav, funktsioonidest näiteks kas või põhjalikumalt mingi video, võib-olla jätkukursusele videod, et mõte ongi selles, et kui vaja on videot juurde teha või siis näiteks vaja uuesti filmida mingisugusel põhjusel, et midagi on muutunud, et see on siis suhteliselt väikeste kuludega tehtav ja ei pea olema sama inimene, et võib-olla teine inimene täiendab mingeid osi ja saab sinna samamoodi teha. Siis kuidas see video koostamine käis, oli see, et tegelikult ma siin peaks sulg olema, aga eeltöö oli siis spetsialistidega, et meil oli ülikoolis informaatikaspetsialist ja mina olin siis ka see koolispetsialist. Ma vaatasin just täpselt, mis kursused, mis ülesanded seal on ja siis, et neid teemasid ikkagi tutvustatakse, neid nüansse, mis seal ülesannete juures sageli probleeme tekitavad. Ja informaatikaspetsialist vaatas sõnavara üle, andis väga täpseid soovitusi, kus midagi muuta, et ülikeeruline on see, et see mõiste oleks õpilasele samal ajal arusaadav, aga ka tehniliselt korrektne, et seal ja mingid asjad, kus kiputakse siis eksima, et need asjad oleks siis ilusti läbi räägitud või selle nagu tutvustatud. Seejärel toimus siis filmimine ja monteerimine, millest ka Jaan rääkis siin, ja lõpuks siis õpiku täiendamine, katsetamine. Et kuna need asjad peavad ikkagi sinna õpikusse sobituma, siis õpikut ka täiendasime, me lisame sinna ka ühe peatüki, näiteks sama erindite peatüki, et uuendasime teatud osi, et siis oleks ajakohasem. Ja katsetamisest kohe räägin ka siis täpsemalt. Katsetasime siis kahel gümnaasiumi kursusel, üks oli siis Tartus Tamme gümnaasiumi programmeerimise algkursusel, et seal ma ise neid videoid siis kohe katsetasingi selliselt, et ma suunasingi neid siis vaatama õpilasi, et mitte ei ole ainult õpikus kuskil vahele vistutatud, vaid et ma paningi nii-öelda siis Moodle'i kursusele,
vaata ka see video läbi. Panin ka Stuudiumisse ühe kodutööna, et lisaks õpiku tutvumisele tuleb siis ka see video üle vaadata. Ja ülimugav oli see, et on ainult üks video, et olgu ta siis bussis sõidab näiteks koju, saab selle 20-minutise või isegi ütleme kiirendusega saaks isegi 15-minutise video siis üle vaadata. Ja see on ka selles mõttes hea kursus, et seal on terve klass, 36 osalejat, see on neile kohustuslik IT-suunale, mis tähendab, et terve klass siis, ma nägin erinevaid tasemeid, kuidas nad siis selle videot kasutavad ja kuidas siis see kursus nagu edeneb. Ja teine oli siis ülikoolis, seda kursust mina ei õpetanud, aga ülikoolis on meil Tartu Ülikoolis siis ProgeStart, selline kursus, kus oli siis 9. kuni 12. klassile siis programmeerimise kursus. Ja see on siis huviring, et siia tulevad entusiastid ja kusjuures enamik olid 9. klassist, mis oli väga huvitav, et nemad ka said neid videot siis kasutada, 21 osalejat. Ja noh, Jaan ka siin on harjunud ütlema tudeng, on ju, tegelikult meil need esmakursused, ütleme, kes tulevad, need tulevadki otse koolist ja nad on ka ikkagi sellised väga õpilase moodi, et nad on lihtsalt gümnaasiumist tulnud ja me isegi tahame, et neid videoid saaks kasutada nii põhikooli selle 9. klassi tasemel, aga samamoodi ka võib-olla ülikoolis mingitel sissejuhatavatel kursustel oleks neid võimalik ka kasutada. Ja siis tagasisidest nii palju, et see on selline esmane tagasiside, et üldse küsisin, et kas keegi vaatas neid videoid, sest see ei olnud nagu otseselt kohustuslik ja ma ei saa seda kuidagi kontrollida. Aga siis üle 2/3 õpilastest ütlesid, et nad vaatasid neid videoid, mis on huvitav, et näiteks 30% ei vaadanud üldse. Olgu see siis aja küsimus, võib-olla ei pannud tähele, et võib-olla kui ta kodutöö, et loe õpikut ja vaata videot, et võib-olla neil vajadust, et hakkasid kohe ülesandeid lahendama. Aga siis küsisin ka, et mis eesmärgil seda kasutasid, siis kolmandik ütlesid, et teemaga tutvumiseks. Seal oli valik, et sai valida siis erinevaid neid valikuid. Et noh, iseenesest kui õpikust teemaga tutvuda, siis ei peagi seda tegema, et selles mõttes aga huvitav, et ainult kolmandik teemaga tutvumiseks. 21% testiks kordamiseks, et kuna mul on selline lühitest, et kui nad on kõik ülesanded ära lahendanud, õpikuga tutvunud, et siis nad vaatasid veel üle, et mingid näited testiks kordamiseks. Tekstist arusaamiseks, et seda ka valisid 21%, sama palju, et põhimõtteliselt see tähendab siis seda, et kui tekstis tekivad mingid küsimused, siis saab täiendavalt seda juurde vaadata. Ja ülesannete lahendamise abiks 14,3%. Et ju siis oli neid õpilasi, kes tundsidki, et vajavad abi siis ülesannete lahendamisel ja selle asemel, et siis ma ei teagi, mingit muud varianti kasutada või toetuseks on hea seda infot saada erineval moel ja vaatasid siis ülesannete lahendamiseks juurde seda videot. Siis küsisin Sobivask, videotempot pidas Sobivask 85,7% ehk siis üldiselt õpilased olid väga rahul selle videotempoga, mida on hea kuulda, muidugi tempot nad saavadki ise seal Youtube'is siis muuta, mis me panimegi seal Youtube'is siis. Ja tahtsin seda kommenteerida, et Jaan rääkis siin subtiitritest, et iseenesest need subtiitrid on võimalik ka suhteliselt kerge vaevaga ka tõlkida, et selles mõttes põhimõtteliselt võib selle videoga näiteks muukeelsele õpilasele ka ära tõlkida, et tema saab ka samade materjalidega seal programmeerimise kursusel, samad videotega vähemalt tegutseda. Ja siis oli küsimus videode arusaadavusest, siis see andis keskmiselt 3,71 punkti 5 palli skaalal, mis noh, päris 5 ei ole, aga enamik panidki seal 3, 4, 5, et alla 3 keegi ei pannud 5 palli skaalal. Noh, ilmselt seal on mingid asjad, mis vajavad ka võib-olla täpsustamist. Jaani näide oli ka funktsioon, mis on üks viimastest teemadest, aga me katsetasime siis ka esimesi neid kergemaid teemasid ka seal. Nii, ja lähme siis videote juurde, nüüd on see kogu küsimus. Et videod on siis integreeritud programmeerimise õpikusse, mille lingi ka Jaan endis. Et siin üleval on mul see link ka www.htk.lu.ee/digitaru /programmeerimine, see on siis gümnaasiumi valikkursuse ametlik õpik, mida me oleme kasutanud nüüd juba, ma arvan, 5 aastat vähemalt. Ja siin on siis ka olemas õpetaja materjal, et
et seal õpikus ma kohe näitan ka neid materjale, aga räägin ka õpetaja materjalist. Et õpetaja materjali mõte on selline, et toetada õpikus üldse seda õpiku kasutamist tundides ja seal on olemas erinevad tugimehhanismid, näiteks sama Tvonni soovitus, siis on, et kuidas samm-sammuliselt asju näidata, logifaile vajadusel küsida. Seal on näited ka ülesannetest, meil on lahenduse keskkond, et kuidas seda kasutada, seal on kõik terve kursuse ülesannete kogu automaatkontrollidega olemas. Ja selle siin õpetaja materjali siis lisasime ka õppevideote lingid, et siin on kõik need näha 10 tükki. Ma arvan, et kui see playlist nüüd ilusti kokku saab, paneme siis selle playlisti lingi ka siia, et kõik videod oleks ühes sellises järjest vaadatavad. Ja seal on soovitus ka, et meie jah, ma kohe jagan ka siia õpetaja materjali parooli, et, et see on, et õpetaja materjal on parooliga kaitstud, et igaüks neid vaatama ei läheks, aga võite minult alati küsida. Et videote katsetamisel siis kindlasti soovitan selle lingi eraldi panna Moodle'isse, et sellepärast need lingid on eraldi välja toodud või kus teil see õppematerjalid on. Et ei oleks need lihtsalt sinna integreeritud, vaid suunatagi õpilasi siis vaatama eraldiseisvalt. Teiseks samamoodi, kui näiteks pannate kodutööd, siis lisaks õpikumaterjalidega suunatagi õpilasi neid videoid vaatama. Et see üks video vaadati igal nädalal, ma arvan, see on miinimum, mis teha saab. Ja seda ma soovitan ka metoodiliselt, et kindlasti seda nagu teha. Ja ma näitan siis seda õpikut ka, et õpik ise on siis selline, et vasakult saate valida teemasid ja me oleme need videod lisanud just viimase teema juurde, et neil on mingis mõttes nagu sissejuhatav funktsioon, et nad räägivad, mis asi see muutuja on ja sisend ja väljund, aga kuna nad sisaldavad kõiki neid selle nädala teemasid, siis need on siis selle põhiteema lõpus on see video ja need on siia siis integreeritud selliselt. Teema, näiteks siin on see sissejuhatus ja see video. Ja niimoodi igas teemas, näiteks tingimuslauses, on siis viimases tingimuslause osas, enne kui tulevad juhuslikud arvud, on vist see, et me võime võib-olla neid vajadusel neid peatükke siin tõsta, just, need peatükid jäävad samaks, aga video asukohta. Kindlasti on need seal õpetaja materjal saadaval, aga me püüame panna need, et me ei pane siia juhusliku arvu juurde kui seiklusmängu, vaid ikkagi tsüklite teema juurde. Nii et need tsüklite teemad on olemas ja need videod on siin õpikus ilusti olemas. Ja alguses proovisime panna esimeseks, aga tegelikult see ei tundu hea mõte, sest et kui te pole veel tsüklis mitte midagi teinud ja ta hakkab selle videoga tegutsema, siis see ei tundu nagu kõige parem mõte, sest see video on ikkagi selline selgitav teemat uuesti läbi rääkiv. Samas, kui õpilane ainult video vaatab, ma arvan, sellest on ka rohkem kasu kui mitte midagi tehes. Et see on nagu nii ja naa. Ja huvitav on siis see, et me viimase teema juures lisasime ka siis erindi, et see oli selline teema, mis kogu aeg igas projektis ja igal pool vaja läheb. Et siin on siis eraldi lisatud ka video selle erindi kohta. Ja samuti siis kontroll kokkuvõttud, tähendab kontrollülesannete juures, siis ühe ülesande juurde tuli ka siis see näidis lahendus video. Ma seda ei embedinud, et see on pigem, muidu hakatakse kohe vaatama, et siis see võiks olla nagu selline link. Ja siis natukene veel kohendame, aga üldiselt on valmis selleks ja vaatame siis veel selle õpetaja materjali üle, et õpetaja materjali leiate siis siit alt abiks ja õpetaja materjal. Et siis õpetaja materjalis saate rohkem infot selle õpiku kohta ka. Siin on ka olemas Moodle'i tunni materjalid, et kindlasti soovitan vaadata, siin on iga nädala kohta siis, mida tunnis saab kasutada, testid, tunnitöö lehed, paaristöö lehed, slaidid. Et see osa ka olemas, slaidides on siis testi vastustega ja lisaks on siis ka siin kõik ainepass, kursuse kava, õppevideote lingid on siin olemas.
ja samuti siis ka automaatkontrollid, et kes soovib siis nende õpiku ülesannetele, automaatkontrollitavatele ülesannetele ligi saada õpetajana, siis kirjutada lahenduse abisse, siis nad annavad teile ka sinna lahenduse keskkonda kõik õpiku iga nädalaga seotud ülesannetele siis ligipääsu. Ja Tonni logidest ka natukene kirjeldatud. Et siis selline ülevaade nendest teemadest, et projekt käib siis detsembri lõpuni ja tähendab, detsembris saame seda valmis saada, et ütleme, et jõuludeks me veel natukene kohendame mingeid osi, aga üldiselt ütleme üle 90% on nüüd siis, 90% on valmis, et natukene veel kohendame. jah, ma loodan, et saite siis lingid ka chatist kätte, siis samuti ka videote lingid. jah, suur tänu. Ma lihtsalt, kes salvestust järgi vaatavad, et siis neile ka lihtsalt infoks, et me kindlasti paneme vajalikud lingid ka siis Youtube'is kommentaaridena juurde sinna, et kus kõik need õppematerjalid kenasti üles leida. Ja kindlasti mainin ka selle üle, et tõepoolest, et õpetajamaterjalid on meil parooliga kaitstud nendel õpikutel, et aga kui te soovite neid näha, et siis kirjutage julgelt siis progetiiger@harno.ee ja me jagame neid õppematerjali, õpetaja siis materjali paroole teiega või siis otsekontakt võib-olla Taunoga on ka lihtsam, et kuidas te ise tunnete ennast mugavamalt. Ma igaks juhuks küsin, kas on küsimusi tekkinud vahepeal? Kui ei ole küsimusi tekkinud, siis ma korra küsin veel, kas Jaanil ja Taunol on midagi lisada omalt poolt? No minul on üks asi, mida ma tahaksin veel siin mainida, et kui te soovite olla rohkem kursis siis programmeerimise õpetamise teemadega, siis soovitan osaleda kindlasti ka informaatika õpetamise konverentsil ja ka informaatikaõpetajate suvekoolis, et need on 2 üritust, kus informaatikaõpetajatel alati siis neid teemasid ka tutvustame ja iga kord on ka ettekanne siis selle õpiku ja selle gümnaasiumi materjalide täiendamise kohta. Just, ja informatsiooni nende konverentside ja suvekoolide kohta kindlasti leiate nii Progetiigri Facebooki grupis kui ka siis informaatikaõpetajate Facebooki grupis. Aga siis ma tänan, Jaan ja Tauno, ma lõpetan nüüdseks salvestuse ära.